tervist! Selles videos ma lähen olümpia avamisele. Eesti lipp on juba valmis, aga jah, vaatame, mis siin saama hakkab. Seal naisel on Eesti silt käes, nii et tema ümber mojame ja vaatame, mis saama hakkab. Et põhiavamine on siis Milanos, San Siro'l, aga meil on siis siin oma avamine ja no eks näis Predasso külas ja vaatame, milline see siis kõik välja nägema hakkab. Siis me tulime siia sööklasse ja see on vist märk sellest, et meil läheb kaua, sest me saame siin snäkke. Kuigi mul ei ole taskuid kuhugi panna enam neid. Palju ootamist ja nüüd me saame vist bussi, ehk siis minna avamisele. Siin taga on näha 3 bussi. Me läheme siia siis. Nüüd me sõidame bussiga. Pinginaaber Pulles scrollib ikka TikToki. See on Instagram. Ja sõidame. Politsei läheb ees ja meie järgi. Siit saab midagi, mul on tunne. Oi. Thank you. Väga lahe. Tasub tulla ikka avamisele, saab jälle nänni. See algus tundus lahedam, enam see ei ole nii lahe. Ei ole. Maskotid tulid, saaks ka pilti teha nendega. Siit näeme telekates, kuidas San Siro'l see toimub. No nii, ma saan ka nüüd. Nad on mõlemad siin, väga hull. Oi, ma zoomisin kogemata. Aga Tiina ja Milo on olemas. Valgust läks tööle. Siin on see, et iPhone'iga filmida ei tohi, tohib ainult Samsungiga. Aga samas mul see kaamera DJI, miks ma sellega ei tohi. Seda avamist iseloomustab see, et päris kaua peab ootama igas erinevates kohtades. Me saame siit vaadata avamist ja ma saan aru, et kõik riigid igas 6 olümpiakohas, kus toimuvad avamised, lähevad kõik koos. Ehk siis Cortinas, Milanos kõigil ajal. Kõik eestlased lähevad koos, astuvad lavale, aga siis selle järgi neil on otsustatud ikkagi, kes lipu kannavad, on eraldi või siis valida ükskõik mis, aga lihtsalt meil ei ole lippu, sest meil on üks lipukandja on Cortinas, Johanna, ja teine lipukandja on Milanos, on siis Martin Liiv. Paljudel riikidel on siis lipukandjad siin. Aga tegelikult ma kannan ka lippu ju, nii et jumala tennis. Naudime õhtut siin, aega kulub. Ecuadori sai lipukandja, sai lipu kätte. Vaikselt hakkab asjaks minema. Silt on olemas, eestlased on valmis. Nüüd vaatame. Austraalia kõnnib seal, varsti saame ka. Meie ees läheb siis Ecuador. Me jõuame siia ette. Päris palju rahvast on isegi vaatamas peale Pekingi avamist, kus ei olnud ühtegi rahvast. Ai, tegelikult seal oli palju rahvast. Elavad kaasa ja kohe saame sealt rõngast läbi kõndida ja levitada kõigile. Kuidas on emotsioonid? Normaalne. Normaalne. Käib ka. Ruben läheb ainult keskele läbi. Neil on probleem, et neil ei lähe käsi rusikasse, kui neil kinnas käes on. Oi, see juba on ja meil läheb. Ehk siis sa tahadki rusikaga näidata rahvale. Võt see on nagu start või? Ja go! Nüüd ma võtan natuke üle, sest siis me läksime sinna kõndima, aga ma ei tea, kas ma tohin üldse seda näidata, ma panin kaamera endale tasku ja see oli üldse udune, see oli täpselt selline. Mida nad tantsivadki kaerajaani ja? Lähme. Ei, me ei ole pildiski veel. Tehtud. Meil kava läks natuke sassi, aga pole hullu. Võib-olla minu kaamera peal jäi midagi. Samas siis ongi, et kui ma ei tohi näidata, aga samas siis on udune, äkki ma siis tohin. Ega seal väga palju midagi ei olnudki, ma lihtsalt karjusin, levitasin ja emotsioon oli lihtsalt. Üritasin siis mitte eestlaslikult avatud olla ja rõõmus, kuigi sisimus oli küll veits siuke tunne, et levitaks nagu keegi oli raudselt, kes nagu suht tuima näoga just tegi niimoodi. See oli päris näljakas, siuke ikooniline. Aga põhimõtteliselt meie plaan oli siis see, et teeks ka midagi huvitavat, et mitte niisama. Korra käis meil isegi mõte läbi, et teeks kaerajaani, mida Livigno omad tegid ära. See oli väga lahe. Tagantjärgi olekski võinud olla meil see, et kõik teevad seda. Siis see oleks küll nagu päris lahe olnud, kui kõik oleks kaerajaani teinud. Aga meie plaan oli siis see, et me moodustame siukse koridori, meie koondise pesamunane, kes siis võttis selle sildi. Me teeme niimoodi, hoiame käed üleval, teeme nagu koridori talle, siis ta jookseb sealt läbi ja siis hüppab niimoodi
ja siis on nagu Eesti, et siis on nagu siuke teistsugune. Plaan oli hea, närv tuli sisse, ma mõtlesin, midagi ikka läheb pekki, et nagu täiesti mingi 5 minti enne seda, kui me peame sinna kõndi minema, siis tuleb mingi plaan, et teeme midagi, vaata. Pildid sellest on väga lahedad, aga meil läks see natuke jamaks, et seal üks mees oli, kes nagu hoidis kätt üleval nagu stardis oleks, vaata. Ja siis ta ütles, läks. Ja siis ta juba hakkas jooksma, vaata. Aga me ei olnud veel live ülekandes. Ja siis põhimõtteliselt live ülekandes oli see, et hüppet oli hästi natuke näha, kuidas ta mingi maandub midagi siukest, et nagu pigem vähe, et ülekande mõttest oleks pidanud natuke kannatlikum olema. Aga üldises pildis ma arvan, et ikkagi tore mälestus ikka. See käik oli tegelikult päris kiire. Mul ongi ju siis võrdlus 4 aastat tagasi Pekingi olümpiamängude avamisega, kus ma sain siis samal staadionil, kus Gerd Kanter võitis 2008 olümpia enda kulla. Sain siis Eesti lippu kanda koos Kelly Sildaruga. Ehk mul oli päris hea kogemus all ja ma mäletan, siis ma ikka närveerisin päris kõvasti ja siis ma väga ei saanud nautida, et nüüd ma ikkagi nautisin kõvasti rohkem. Pekingis oli siis see kõnd oli ikkagi päris pikk võrreldes sellega, et praegu kõndisimegi siis seal suusahüppemäe all. Ma ei tea, kokku me tegelikult kõndisimegi ju mingi 10 sekundit, võib-olla natuke rohkem, aga seal oli ikkagi nagu terve pool staadionit kõnnid läbi ja siis läks ikka aega ja noh, kui vaadatagi Milani pilte, kus oli siis San Siro'l, siis neil ikkagi läks päris pikalt said seal kõnnida, et seal siis Martin Liiv kandis lippu, et seal oleks kindlasti saanud pikemalt kõndida ja tundus, et San Siro'l oli päris palju rahvast ka, aga kuigi tegelikult seal hüppemäe peal oli ka täitsa palju rahvast vaatamas seda avamist, et täitsa huvitav versioon niimoodi 4. kohas. Ja sealt saime päris kiiresti hotelli tagasi, mis on väga hea uudis, eks siis nagu ei läinud õhtu liiga pikaks, et sealt kiiresti sai tagasi, et see on selle taga magav. Ja saigi käidud. Ehk siis jah, see oli nagu ülitore, et me saime päris kiiresti sealt tagasi, et jõudsime koju ja siis ma sain isegi avamist vaadata edasi. Ma isegi pärast mõtlesin, et täitsa lõpp, et mingi seal olid ju viimasena USA, Prantsusmaa, sest nendes on järgmised olümpiamängud. See olid seal lõpus ja nendel see ikkagi jäi suhteliselt hiliseks, aga mina sain jumal okeel ajal magama. 4 aastat tagasi me käisime Pekingi olümpiamängude avamisel, siis tegelikult meil oli ka ikka väga pikk reis, et me vist jõudsime öösel tagasi, et meil oli seal 2 tundi vähemalt kiirrongiga sõitu enda sinna külla ja pluss seal oligi nagu üldse sealt staadionilt rongijaama ja kõik see, et seal läks ikka päris palju aega. See on ikkagi sportlastele tähtis. Aga jah, olümpiamängude juurde käib siis ja avamisel on see siuke kõva moeshow ka ja vaadatakse palju riideid, siis Eesti oma täiesti siuke tavaline. Kui ma tegin riiete videot, siis ma ütlesin 80, aga kui ma näiteks vaatan neid avamise pilte ja ma võrdlen teistega, siis 80 on ikkagi võib-olla, ikkagi see on Eesti, see on ju nii hinges, sest ma ei saa anda talle mingit väikest, aga ikkagi kui hakata võrdlema teiste riikidega, siis Eesti see joped ja asjad, avamisriided ei ole nii ilusad ja nii lahedad, et teistel on lihtsalt nagu midagi erilist. Ja ma saan käru, ongi suuren tiimid ja saabki midagi lahedat teha, et ma ei taha nagu kuidagi kritiseerida midagi, aga lihtsalt nii on. Aga ma toon näiteks enda lemmikuid Tšehhi. See ei ole tõesti kõige ilusam, aga samas see on nagu eriline. Mulle meeldib. Kellel olid väga lahedad avamisriided, olid näiteks Kolumbia, väike tiim, üks mees vist üldse murdmaasuusatajatest osaleb neil, siis Kanadal, täitsa siuke ilus, mulle meeldis. Mitte midagi väga erilist, aga ilus, täpselt nende värvid, asjad. Suurbritannia, see ka mitte võib-olla väga eriline, aga need sallid on lahedad. Näiteks ongi siin on näha, et sellel, kes lippu kannab, sellel on teistsugune sall. Ehk siis jah, siuksed olid minu avamise emotsioonid. Kindlasti väga lahe olümpiamängude avamisel käia, kui võimalus on ja siin neil võtnud väga palju aega, siis miks mitte ära käia ja on mälestus koguks eluks. Aga hetkel siis lõpetame selle video ära, pange subscribe, sest 10 000, kui me saame täis nii YouTube'is kui Instagramis, siis tuleb suur loos, loosin välja sealt enda ühe võistlusnumbri, maskotti nii Eesti kui olümpia oma, douchebagi seljakoti ja olümpiatelefoni.
ja noh, näiteks ongi üks video sai meil siin üle 10 000 vaatamise, kui kõik oleks subscribe pannud, siis see loos juba toimuks. Aga hetkel on veel natuke minna, nii et minge tehke seda ja teiega näeme siis järgmises videos. Nägemist! Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chaneli kombe. Vaata, Alar Kõris on filmimas.